Iraan näeb surma saabuvat, sest Isfahan, üks tema tuumaprogrammi kõige tundlikumaid piirkondi, on taas sattunud sihikule. Pärast seda, kui Iisraelis hakkasid levima teated võimaliku Ameerika Ühendriikide ja Iisraeli ühise operatsiooni kohta, kus räägiti üksikasjadest nagu sisenemine territooriumile, rikastatud uraani otsimine ja otsene tegevus kompleksi sees, 20. mail 2026 hakkas Iraani režiim rääkima kontrollitud plahvatustest Isfahani põhjaosas. Õhutõrje aktiveerimine ja ettevalmistused võimaliku sissetungi vastu. Täpselt selles kohas, kus maailm tahab teada, mida Teheran varjab. Iisraeli meedia ajas asja keema. Iisraeli parlamendi kaitsekomitee kogunes erakorralisele koosolekule ning ajatollad vastasid ähvarduste, propaganda ja märtrisurma juttudega. See ei tundu olevat turvalisus, vaid organiseeritud paanika. Trump avaldas survet täpselt õigesse kohta. Mitte sümboolsel objektil, vaid Iraani tuumašantaaži südames. Ma räägin sulle sellest kõigest kohe, aga praegu tahad sa kindlasti kanalile tellijaks hakata, et olla hästi informeeritud. Reaalajas teave, parima ajakirjandusliku kvaliteediga, mida kunagi nähtud. Usaldusväärsuse standard Milson Alvese. Isfahanist on saanud nimi, mis kummitab ajatollasid, sest tegemist ei ole suvalise baasiga. Rafael Grossi, Rahvusvahelise Atomienergiaagentuuri direktor ütleb, et suur osa Iraani 60% rikastatud uraanist võib asuda selles maa-aluses kompleksis. Reuters teatas märtsis, et agentuur hindas selle materjali koguseks umbes 440,9 kilogrammi enne 2025 aasta rünnakuid ning peaaegu pool sellest võis olla seotud Isfahani piirkonnaga. See rikastusaste jääb alla tuumarelva taseme, kuid on juba tunduvalt kõrgem kui tavapärase tsiviilkasutuse jaoks vajalik ning seetõttu ongi see rahvusvahelise mure keskmes. Ja just siin mängib see fakt režiimi kahjuks. Kui tuumarajatis satub sihikule ja varsti pärast seda ilmuvad teated kontrollitud plahvatustest, aktiveeritud õhutõrjest ja märtrisurmale viitavatest kõnedest, muutub poliitiline tõlgendus selgeks. Iraan sai aru, et Trump leidis üles selle kõige valusama koha. Levivad andmed viitavad sellele, et režiim valmistab Isfahanis alasid ette selleks, et takistada või raskendada Ameerika Ühendriikide ja Iisraeli ühisoperatsiooni. Trump ilmub selles kriisis välja, kasutades survet poliitilise relvana. Ta räägib läbirääkimistest, kuid hoiab ähvarduse jõus. Reuters teatas, et Trump ütles, et ta peatas Iraani vastu kavandatud rünnaku pärast seda, kui Teheran saatis rahupakkumise, väites, et on võimalus jõuda kokkuleppele Iraani tuumaprogrammi piiramiseks. Iraani režiim teab, et see paus ei tähenda leevendust, vaid lühikest tähtaega. Iraan püüab kasutada karmisõnalist retoorikat, piirkondlikke ähvardusi ja sisemist propagandat, et näida kõigutamatu, kuid Isfahan paljastab tegeliku nõrkuse. Tuumaprogrammist on saanud füüsiline sihtmärk, mitte ainult topeltmäng sõnades. Diplomaatiline kohtumine. Rahvusvaheline Atomienergiaagentuur teatas, et ei tea praegu Isfahanis asuva uue maa-aluse rikastamistehase seisukorda, sest kavandatud inspekteerimine katkestati pärast 2025 aasta sõda. See ligipääsu puudumine ainult suurendab kahtlusi ja annab Trumpi survele rohkem jõudu. Iisrael on samuti sellesse arvestusse kaasatud, sest ei taha lubada Iraanil kasutada läbirääkimisi suitsukattena. Lekkimine Iisraeli telekanalis võimaliku plaani kohta rikastatud uraani konfiskeerimiseks Isfahani lähedal tekitas Iisraelis poliitilise reaktsiooni ja näitas, et teema on juba väljunud ebamääraste ähvarduste tasandilt. Kui räägitakse sisenemisest, ala kaitsmisest, tuumamaterjali otsimisest ja Teherani takistamisest varude peitmisel, on sõnum ajatolladele karm. Sihtmärk ei ole propaganda, vaid Iraani tuumavõimu tuumik. Teherani vastus tuli režiimile omase stiilis. Ähvardus, usuline retoorika, vastupanu lubadus ja katse kujutada igasugust survet agressioonina Iraani rahva vastu. Kuid tegelikkus on teine. Isfahani pani kriisi käsmasse režiim ise, kujates rikastatud materjali, piirates inspektorite ligipääsu ja jätkates hirmutamispoliitikat Iisraeli, Pärsia lahe riikide ning inspektorite vastu. Ja jätkata hirmutamispoliitikat Iisraeli, Pärsia lahe riikide ja teiste vastu. Rahvusvaheline Atomienergiaagentuur on juba öelnud, et ei saa varude täielikku olukorda kinnitada ligipääsu puudumise tõttu. Pinged on kasvanud ka teistes Iraani piirkondades.
Reuters teatas plahvatustest Keshmi saarel, mida Iraani võimud omistasid vaenlase laskemoona hävitamisele. Keshm asub strateegilises piirkonnas Hormuzi väina lähedal ning see juhtum suurendas tunnet, et režiim tegutseb samaaegselt mitmel rindel. Iraan püüab jätta muljet, et on valmis kõigeks vastu astuma. 20. mail 2026 Ameerika meedia teatas, et revolutsiooni kaardiväega seotud ametnikud ähvardasid rünnata sihtmärke väljaspool Lähis-Ida piirkonda, kui Trump peaks režiimi vastu suurema sammu astuma. Selline jutt ei tulene enesekindlusest. See tuleneb hirmust, et Isfahani sihtmärk tabatakse ja režiim kaotab selle vahendi, mida ta kasutab maailmaga kauplemiseks. Surveest Ameerika Ühendriikides on samuti saanud osa poliitilisest sõjast. Senatis edenes 2026. aasta 19. mail meede, mis piirab Trumpi sõjapidamisvolitusi Iraani vastu, kus osa parlamendi liikmetest püüab sõjalisele tegevusele pidurit tõmmata ilma kongressi heakskiiduta. Parempoolne baas on veel üks tõend sellest, et süsteem kiirustab Trumpi piirama just siis, kui Iraan tunneb, et piiramine muutub tugevamaks. Samal ajal, kui Teheran ähvardab, eelistab osa Washingtonist takistada omaenda presidenti. Isfahan ei hirmuta Iraani ainult oma tuumaalase tähtsuse tõttu. See hirmutab sümboolse väärtuse tõttu. Kui Trump ja Iisrael suudavad seda kompleksi surve all hoida, kaotab režiim oma võitmatuse narratiivi. Iraan on alati panustanud ajale, peab läbirääkimisi, viivitab inspekteerimisega, levitab ähvardusi, kasutab relvastatud liitlasi, ootab, kuni rahvusvaheline surve väsib ja ilmub siis uuesti välja, väites, et soovib dialoogi. Aga nüüd on mäng muutunud pingelisemaks. Ja Iisrael teab, et maa-alust rajatist, mille üle puudub selge kontroll, ei saa igavesti kaitsta diplomaatilise retoorikaga. Lähis-Ida ajalugu näitab, et kahtlasi tuumarajatisi ei käsitleta kunagi tavapärase teemana, kui juhid näevad eksistentsiaalset ohtu. 1981 aastal ründas Iisrael ja hävitas osaliselt Iraagi Osiraki tuumareaktori Bagdadi lähedal, väites, et Saddam Hussein ei tohi kunagi jõuda sõjalise tuumavõimekuse lähedalegi. Aastakümneid hiljem meenutatakse seda rünnakut endiselt kui ennetava tegutsemise näidet olukorras, kus diplomaatia ei veena ja risk kasvab liiga kiiresti. Süüria koges samuti, kuidas selline hoiatus tegelikkuseks sai. 2007 aastal pommitas Iisrael Deir ez-Zori piirkonnas kahtlustatavat tuumareaktorit ja tunnistas seda avalikult alles aastaid hiljem. Reuters teatas 2018. aastal, et Iisrael kinnitas rünnakut ja ütles, et see sõnum oli mõeldud ka Iraanile. Režiimil ei lubata tuumarelvi arendada. See ajalugu on oluline, sest Teheran mõistab, et kui Iisrael näeb tuumaohtu, ei piirdu arutelu ainult diplomaatilise noodi saatmisega. Erinevus seisneb nüüd selles, et Trump tõi Ameerika Ühendriikide kaalu sellesse võrrandisse, mis juba iseenesest oleks Teherani jaoks paanika põhjus. Iisrael koos Ameerika toega muutub hoopis teistsuguseks surveks. Iraani režiim võib karjuda, ähvardada ja püüda laheriike hirmutada, kuid teab, et tema mänguruum on väiksemaks jäänud. Kui nad nõustuvad tõsiste läbirääkimistega, peavad nad oma tuumaprogrammi avama ja järele andma. Kui nad keelduvad, jääb Isfahan keskseks sihtmärgiks. Tegelikult on Iraan propaganda ja reaalsuse vahel lõksus. Propaganda ütleb, et režiim ei anna alla. Reaalsus näitab tundliku tuumarajatist surve all, rahvusvahelist agentuuri ilma täieliku ligipääsuta, muresid piirkondlikke liitlasi, Iisraeli valvel ja Trumpi, kes kasutab pausi jõuvahendina. Teherani hirm ei kajastu avalikus kõnes. See peitub ettevalmistustes, aktiveeritud kaitses, liialdatud ähvardustes ja katses muuta Isfahan sümboliks. Enne kui Isfahanist saab tõend. Mina olen Milson Alves, rahvusvaheliste suhete asjatundja ja minu eesmärk on hoida sind iga päev tõega hästi informeerituna. Uudiste lingid on video kirjelduses. Pane sellele videole like, telli kanal ja vaata lõpus kommentaare, et olla veelgi paremini seotud Milson Alvese kogukonnaga.